Esinemishirm on midagi, mida tunnevad väga paljud inimesed. Ja me tunneme hirmu ja ärevustunnet tavaliselt siis, kui meid ootab ees midagi, mida me peame ohtlikuks. Ärevus ja hirmutunded on väga normaalsed. Nende funktsioon on valmistada meid mingiks ohuks ette, aidata selle ohuga paremini toime tulla. Kui me tunneme ärevust, siis meie keha läheb võitlusvalmidusse. Meil tekivad igasugused võitluseks vajalikud hormoonid, sest kunagi pidime me ju vaatama, kas põgeneme tiigri eest puu otsa või kuskile mujale. Tänapäevased hirmud aga seda ei vaja, aga ärevust tunneme me sellegi poolest. Ärevusega toime tulemiseks on minu arvates 3 väga suurt viisi. Esimene asi, mida maksab teha, on, et kui me tunneme, et me oleme suure ärevuse ees, maksab natuke järele mõelda, et kas need mõtted, mida me oleme selle olukorra kohta mõelnud, on nad mõistlikud või ehk liiga kriitilised. Nimelt kipume me hirmutundele mõtlema natuke negatiivsemalt, katastrofiseerima, et kõik läheb valesti, ma olen väga rumal, kõik naeravad mu üle ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult üldiselt inimesed ei naera teiste inimeste üle ja sageli me oleme rõõmsad, kui keegi esineb ja meile midagi räägib, isegi kui tal läheb korra midagi sassi. Seega, ole sõbralikult kriitiline ja vaidle oma kõige negatiivsemate mõtetele vastu. Nii tegelikult see olukord tundub natuke sõbralikum. Teiseks, maksab meeles pidada, et ärevust ei saa maha suruda. Seda ei saa ära kaotada ega vältida, kontrollida. Ärevus on tunne ja ta on väga kõikehõlmav tunne. Ja ärevusega saab toime tulla nii, et me teadvustame teda, tunnen seda ärevust ja laseme tal lihtsalt olla. Las ta olla siin meie juures, meie hoopis keskendume esinemisele. Ärevus tegelikult annab meile võimaluse isegi selle esinemisega paremini toime tulla, aga ta jääb sinna alles, me ei saa seda ära kaotada. Seega, lase olla ja keskendu sellele kogemusele, mis on sinu ees. Kolmandaks, ja kõige olulisemalt aitab ärevusest üle olla see, kui me töötame selle nimel, et see olukord olekski päriselt meile vähem ohtlikum. Ja me saame seda teha 2 viisil. Esiteks, me saame valmistuda ette. Kui me teame oma esinemise kohta midagi rohkemat, me saame väga palju valmistuda, me saame harjutada, me saame läbi mõelda, mida me ütleme või selles olukorras teeme. Ja see kindlasti vähendab seda, kui keerulisena me seda olukorda näeme. Teiseks ja kõige pikaajalisemalt kõige edukam strateegia on harjutada. See tähendab võtta see olukord, milles me ärevust tunneme ette ja harjutada ja harjutada ja harjutada. See tähendab seda, et alguses olukorrad, millele me mõtleme, et me ei saa neist mitte kunagi üle, tunduvad juba mõne aja pärast tegelikult täitsa tehtavad. Kui te mõtlete mõnele muule asjale, mis teis on ärevust tekitanud, mille te olete suutnud vallutada, olgu see auto või rattaga sõitma õppimine, mingisuguse, akadeemilise töö kirjutamine või esitlus oma ülemuste ees, on suur tõenäosus, et kui te olete seda natuke aega teinud, siis see muutub teile lihtsamaks. Ja seal ongi võti. Nii et seda teades, ise olles seda läbi elanud, kui te just võib-olla olete kohanud mind kui keskkoolis väriseva väitlejana, kui ma alustasin, siis just nii saabki ärevust ületada. Soovin teile häid esinemisi ja seda, et see ärevus jääks väikseks, armsaks tundeks, mis teil tegelikult esinemiseks valmistuda abistab.